siin pakin asju, sest et ma olen enne tööd natuke aega ja siis ma saan pakkida ja siis tööle minna. Ma endiselt ei saa sellest kaamerast aru, seega küll Kris midagi välja võtab. Ma olen kõik asjad saanud kokku pakkida. Kõik asjad. Okei, mõned pisiasjad on veel panemata. Mul sai teip otsa. Sest Kris tõi mulle ainult ühe rulli teipi, nii et mul on teip otsas. Kõik asjad on nagu alla ära viidud juba. Välja arvatud see kast ja see kast, sest et see kastid tuleb põhi alt ära, kuna meil on seal raamatud sees. Nii et ülifun. Aga nüüd ma ei tea, mis kell Krisu tuleb. Tuleb, võtab selle kapi seinast lahti ja need riiulid seinast lahti. Ja siis me viime need korterisse ja siis me lähme IKEA-sse ka veel, sest ma sain tänase päeva vabaks töölt. Ühesõnaga, siin on mul 2 sahtlit, kastid, mingi kilakola, mida iganes. Siin on mul 4 sahtlit, krissuriided, voodipesu asjad, stange, sest meie kapp saab alles mingi 2 kuu pärast valmis. Ja siis on meie kastid. Igale kastile ma kirjutasin peale, et mis seal sees on. Kumma omada. Lihtsalt, et oleks lihtsam pärast otsida. Sina oled teinud või? Jah, kuidas ma pakkisin? Mina pean tegema kõike. Kõik on autos, kõik on pakitud. Nüüd lähme sõidame korterisse, tõstame ära ja ongi kolitud. Laud on vaja veel osta ja kapp tuleb jaanipäeval, aga noh, see ei ole probleem. Muidugi hea on kolida 1. mail, siis kui absoluutselt kõik inimesed peavad vedama midagi ja linnas ei ole mitte ühtegi Citybeed ega Bolt Drive'i ja kõige lähim Citybeed, mis on Tõrvas. Et noh, selles mõttes joppa selle Bolt Drive'iga. Aga Viimsis oli ka üks, aga ma sinna ei viitsinud sõita, sest et see oli 40 minti sõitu ja pärast ma oleks pidanud oma auto ära tooma. Et ma sain samas ka rautas, kus ma käisin, sain endale Citybeed või selle Bolt Drive'i. Aga jah, kolitud, kõik asjad on siin, kõik on vaja lihtsalt kokku nüüd panna ja see on õhtul mure, aga eks me seda näitame ka. Aga nüüd viime Bolt Drive ära ja jookseme IKEA-sse. Tegelikult ideaalis nagu võiks vist. Väga räige. Teate, nagu kõik rääkisid mulle, et kolimine on nagu räigelt raske ja võtab ülikaua aeg, ma ei saa aru. Me tegime ühe sõiduga ära selle. Okei, mind aidati reisilt, millest ma olen nagu väga tänulik. Praegu võib tunduda, et siia ei mahu mitte sittagi. Aga olge mureta, ma mõtlen midagi välja. Ja kes nüüd värganud on, siin ei ole kardinaid. Te võite pakkuda, mis kell päike tõuseb. Päike tõuseb kella 5. Ja mina ei saa magada, kui päike tõuseb, seega probleem on. Aga mõtlen midagi välja. Olen varem endale kotti ja asju pähe tõmmanud, seega pole probleemi, aga tegudele. Mina siin hakkan tegelema köögiga, panen vaikselt köögasju ära, sest et käisime ossime taldrikud, kõik värk-särki. Lihtsalt selle jaoks, et oleks juba midagi siin. Ja siis me hakkame voodi kokku panema. Kuidas meil läheb? Kell on hetkel 1 kohe ja me oleme voodiga lõpusirgel. Kui nüüd joppab ja see madras läheb sinna peale ja ta vajub alla, on kõik hästi.
ja kui ei vaju, siis ma ei tea, sest et YouTube'is ütles, et peaks vajuma. Aga noh, tegelikult selgub meil mingi 15 minuti pärast. Voodi on koos. Aga mitte päris. Põhimõtteliselt need, mis tõstavad seda voodit. Juhendi järgi mina ei saa aru, kuidas see peaks käima. Ja mingi vend, kes seletas seda, ütles, et pane madrast peale ja siis ta vajub alla. Ei vajunud. Seega midagi on valesti ja ma tegelen sellega homme. Good morning. Ta oli sellepärast kinni ju, et me panime ta oli seal garaažis ju mingi kuradi pool aastat. Mitte nii, mingi 3 kuud. Rohkem. 2 kuud. No 2 kuud, aga tere külm oli. See hüdraalika ei töödanud. Nüüd ta peaks minema sujuda. Sa oleksid võinud selle nagu joti välja jätta, vaata. Ja, sellepärast ma ütlesingi. Mõistsin paljud talve, mis ta vaiksemalt võiks minna. Et jah, anyways, mina hakkan nüüd kooli minema. Kas teil aega vaikselt? No läheb, kui sa rahulikult paned. Läheb, kui sa rahulikult paned. Ja see ei ole võimalik ju. Nii, mina täna teen kõike, mida muidu teeks Raina, kui ta oleks vaba päev. Aga tal ei ole. Seega vahetame rolle. Kõik prügis on ära viidud täna. Kõik asjad lahti pakitud. Ja siis mina tulen töölt koju ja siis mul on puhas kodu. Natukene on veel vaja teha, aga mul on auto prügi täis, kõik papp, kõik on seal. Ehk et nüüd tehakse kohe varsti jäätmejaam lahti. Siis ma lähen viin esimesed jäätmed ära. Ja siis teeme rõdu ka puhtaks, või teen rõdu puhtaks värvist ja kõigest, sest et ma ei näe pointi seda alles hoida. Ja ma lootsin, et see riiul, mis mul varustusel on, mahub teistpidi, aga niipidi ei ole ka väga hullu. Lihtsalt ta peab kuidagi veits kinnitama võib-olla seina külge või siis selle alusvaiba korraliku panema. Praegu seal on mingi vana juust all. Ja siis, kui ma tagasi tulen ja kõik saab tehtud, siis on vaja nõudepesumasina mingid teemad, pesumasina mingi vibratsioonipadjad ja siis vist ei olegi praegu väga rohkem teha midagi. Aga selle mõtlesin ka välja, kuidas ahju puhastama panna. Sest suure entukaga eile ma viskasin ju kõik asjad minema. Ja seal oli selgelt see manuaal. Ja siis mul oli nõudepesumasina manuaali mingi 9 keeles. Et parkett elab, nagu näha, normid ujub. Selles mõttes, kui kõnnid peal, sa tunned neid lohke. Ja tunned, kuidas see nagu liikuvus siin on. Aga nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis tegelikult, kui me esimene kord käisime, me käisime tossudega. Ja siis ta ka veidike nagu liikus, aga nüüd siin on täiesti uus parkett, uus aluskatte, kõik on täiesti uus. Et järgmine kord, kui ma ostaks uut korterit ja just endale, siis ma käiks paljajalu korteri enne läbi. Aga jah, siin rohkem polegi koristamist ja mopi lükkamist ja natuke mõtlemist, et kuhu läheb näiteks kööki söögilaud. Minu laua ma tellin seisukist järgmine nädal. Kappi saab ka tellitud järgmine nädal. Kappi kelab aega, seisuki laua saab võib-olla kohe. Ja siis peab lihtsalt nii ka varem majandama. Aga arvestades, et me majandasime varem, kes ei tea, siis me elasime Prelliga juba koos minu juures. Ja meil oli äkki nagu pool sellest toast oli meil, ehk et võtta umbes siia seinani, see oli meie tuba. Ja me saime hakkama päris pikalt, ma tean, pidigi saama. Et see, mis siin nüüd on ikka väga suur upgrade ja ma ei jõua oodata, et kõik paika saaks. Ostsin laua ära ja panin kokku. Sain ikka oma seisuki laua, aga ei pannud hetkel lisasid, mis oleks veel 400 € juurde läinud maksma, sest ma mõtlesin, et ei ole vaja. Ja küll ma ise midagi välja mõtlen. Laud ise tundub väga super. Ma panen kohe varsti asjad peale ja siis proovin liigutada ja värki-särki, aga kõik tundub paigas. Alt oli kamamoodi tööd. Ja üks asi, mis ma tahaks öelda, on see, et see juhend oli nagu
kõige õudsem asi, mida ma vist kunagi lugenud olen. Nagu laud ise on väga hea. Kõik kliendid, kõik väga super. Aga nagu mul jäi üle polte. Nagu kõike jäi üle. Kõik kohad, mis õpetuse järgi pidi täis panema, on täis pandud. Õpetusel olid mingid poltide numbrid. Mitte mitu polti, vaid nagu poltide numbrid. Ja pakenditel oli mitte ühtegi nime peal. Nagu mis polt, mida teeb, mida kuhu läheb. See oli ainuke asi, mis võiks parem olla. Aga muidu töötab nagu valatult. Ja see kontroll on ka suht okei. Sain ta sirgelt, kuigi ma kruvisin ta eraldi ja veidi kakutrelliga, kuigi ütles, et ära tee. Aga noh, ma poleks neid auke muidu saanud. Ilmselt kui plaat oleks suurem olnud, siis ta oleks vastu seina täpselt ulatunud. Praegu on väike vahe, sest et jalad on, aga kui oleks plaat on 80 senti, siis ta oleks ilusti vastu seina maatunud. Aga lihtsalt, kui ma oleks 80 senti pannud, siis noh, ta on praegu juba päris suur. Seega jah. Kõik, jääge nüüd ootama kulusid ja tööde arvestust ja pange like, pange subscribe. Võite kommentaari ka jätta, kellel on mingeid huvitavaid ideid. Suure tõenäosusega tahaksin osta uuel aastal uue korteri, mis raha eest ja kuidas on vaja veel mõelda, aga sellega me ei kiirust, sellepärast ongi järgmine aasta, mitte kohe sellel aastal, et ei tekiks liialt stressi, ehk et iga asi omal ajal. Kui keegi tahaks koos mingit projekti teha, mõelda, värgid-särgid, siis teeme ära, kirjuta mulle ja räägime. Aga ütleme nii, et nagu te siit nägite, siis mina ei ole ehitusekspert veel. Et minul läheb, ütleme nii, ma arvan, paar pahteldamist veel, et saada nagu täiesti käppase. Ja noh, värvimist mina ise enam ei tee. Ja nagu ma ütlesin, like ja subscribe ja näeme peatselt.